Me oleme Tartu kalapoes. Eestlaste jaoks tundub täiesti iseenesest mõistetav, et aastaringselt on võimalik hankida värsket kohalikku kala. See nagu kohe lausa peab niimoodi olema. Ja seda on mitut moodi võimalik hankida, kas sa püüad ise veekogust või lähed sadamasse, ostad näiteks kalamehelt värske kala või siis tuled hästi varustatud kalapoodi. Aga pole ka see teema niisama lihtne mitte. On olemas kvoodid, on olemas olümpiapüük, on olemas vinduvad kalavarud, siis tööd rabavad ometi vähese tuluga kalamehed ja need asjad on paraku täna Peipsi järve sünonüümid. Tänases erisaates me vaatleme kogu seda teemat natukene lähemalt. Läheme koos teiega Peipsi järvele. Peipsi järv. Uhke nagu Kalliskivi Euroopa suurimate järvede esiviisikus. Puhta aluselise veega 37 kalaliigi kodupaik. Peipsi järvest püütakse aastas välja paar tuhat tonni kala. Järv koosneb 3 osast, Peipsi järv ise, Pihkva järv ja neid ühendav kitsas, kuid sügav Lämmijärv. Nüüd me oleme Margusega siin valmis Polarise kelgu juures ja sõidame välja Lämmijärvele, ma saan aru. Vaatame, kuidas see siis kala nagu sealt järvest kätte saadakse ja kuidas see poodi inimeste käe ulatusse jõuab. Mis selleks teha on vaja? Kala püüavad Peipsist nii harrastajad kui kutselised kalurid. Kui kalaliike on Peipsi vees ligi 40, siis kutselisi kalamehi, kes neid kvootide alusel üksteise võidu taga ajavad, kokku alla 300. Ohustatud liik see kutseline kalur. Meie saame osa Peipsi kutseliste kalameeste tänavuse jääpüügi ühest viimasest retkest. Pole proovi jääd lõigata. Kui jääd lõigatakse, on ju. Võtad sae kätte palju sisse ja lõikad väljapoole rongi. Saat peab olema natukene väljapoole kogu aeg. 4 külge, pane üks külge ära, proovi. Ja ots sisse, kui kohe las ots sisse ja kui vesi välja tuleb, pane julgelt kohe. Veel. Keera taha poole seda. Natukene valesti lõigatud, aga no näed, nüüd ongi auk valmis sul. Halleluja. Auk valmis. Jah. Ja nüüd lähme kiiresti siia saani juurde, võtame siin, paneme nad sellisse paika, põhiline on ühesõnaga nende... Sorteerida nüüd ära, jah? Jah, ja põhiline ongi just näiteks koha sorteerimine, näete, siin on selle koha mõõt nüüd on ja. Võtame selle koha, väike jääb sinna, võtame selle koha siit, see on mõõt, see jääb alles, nii, põhiline ongi, et me ei vigasta neid, see on mõõt, just need kalad, mis ühesõnaga tuleb kiiresti ära päästa, et näed, nüüd on okei, nüüd võtad need kalad ja viisata enam, et ta mõrda nagu ei läheks enam, näed, lased nad siia, ära siin näed, op, see on näin. Vedas neid praegu? Jah, neil vedas. Aga mis see nüüd on siis siig või? Ei ole, see on tõuge, see on punase raamatu kala, see peab otse kohe vabastama, muidu on tohutu trahve. Jah, aga noh, ta on selline, kalamehed peavad teda mõttetuks kalaks, ma ei tea, miks ta punase raamatus on ju, ta ei kõlba ei süüa midagi. Peipsi peal on kalapüügiks hoopis teised reeglid kui mere peal. Esiteks, Peipsi järv kuulub 44% ulatuses meile ja 56% ulatuses idanaabritele. Kalavarud kõiguvad, ilm viskab vimkasid, naaberriikide püügisüsteemid on erinevad nagu arusaamadki, kes ja kuidas seda kala siis püüdma peaks. See paberimajandus ikkagi, ütleme, see püügi nii-öelda kvoot, et kuidas see kujuneb või kes otsustab, et te tohite püüda nii palju ja need mingid mehed tohivad püüda nii palju näiteks. Kuidas see liht inimesele selgitada? No on olemas ühesõnaga kalateadlased.
kalateadlased siis teevad oma uuringuid, vaatavad nende järelkasvu ja siis teevad neile prognoosid, et palju võid püüda on. Ja kuna järv on pooleks, siis Venemaa poole peal on samuti kalateadlased. Ja siis nad saavad kokku ja arutavad läbi need asjad ja siis, kui tuleb see Peipsi nõukogus riikide vahel, siis sinna nemad esitlevad omad numbrid. Ja seal siis tulebki see kvoot välja. Vot sel aastal püüame nii palju latikat, nii palju auge, nii palju lutsu, nii palju koha. Millises olukorras Peipsi kalavarud täna üldse on? Üldises plaanis on nad siukses keskpärases seisus, aga mõne liigi varu olukord on halvem, mõne liigi varu olukord on parem. Kes need eriti nukras olukorras meil on? Eriti nukras olukorras on see Peipsi tunnusliigi, Peipsi siia-varu. Et tema püük on nüüd juba 10 aastaid, sihtpüük on juba 10 aastaid keelatud ja ta on nagu kaaspüügiliigi staatuses, eks ju. Ja siis tulevad need teised siuksed külmalembesed kalad, Peipsi tint ja rääbis ja ka luts. Tinti vist sellel aastal üldse püüda ei tohi, eks ole? Jah, tinti ei saa selle aastal üldse püüda. Et väikses koguses oleks võinud ju püüki lubada, aga kuivõrd ta on kohale, kes on järve kõige väärtuslikum kala, siis oluline toiduobjekt, siis parem oli püüki mitte lubada. Ja seal jagatakse kvoot ära ja siis ongi Venemaa pool jagab omakorda firmadele selle kvoodi laiali, aga Eestis on olümpiapüük. Olümpiapüük on selline, kui ikka võistlustel antakse stardipauk üks kell ja siis kõik tormavad järvele. Nii palju, kui neid on ja nii palju, kui on võimsusi. Kui mul on, ütleme, 200 võrku on ju, et siis ma pean kohe 200 sisse viima, kõik mehed tööle panma, et oleks okei kõik on ju. Võimalikult palju sa pead selle väikse ajaga välja tooma. Ja tood ja siis sul ei ole temaga kohe midagi teha, sa topid ta külmikusse igale poole, kus vähegi saab, kui endal ei ole võimluses, lased külmetada, aga see on kõik maksab igal pool on ju. Ütleme, et ta ei ole nii ja Eesti inimene ei taha, Eesti inimene tahab värsket kaasa. Kuidas Peipsi-äärne kalapüük riigi poolt korraldatud on? Täna on niimoodi, et Eesti ja Vene Föderatsioon lepivad kokku kvoodid. Mõlemal riigil on suures plaanis ühe ja sama palju kvooti ja siis riik Eesti siis kehtestabki kaluritele selle kvoodi, mis on meie osa ja seda püütakse siis seni, kuni see saab täis. Jah, loomulikult on seal vahepeal liikide keeluajad, on võib-olla mingite püügivahenditega püügikeeluajad, aga et nii kaua, kui siis üldkvoot ja see kehtib kõigile, siis kui see täitub, siis seda võib nimetada olümpiapüügiks ja selle mõte ongi siis selles, et kõik kasutavad seda ühist kvooti ja kui see siis täitub, siis see täitub kõigi jaoks ja kuna kõik seda kasutavad, siis kes sees see mees, et siis saabki öelda, et see on nagu võistlus ja siis sellest sõnast tulebki see olümpiapüük. Ehk siis olümpiapüük sunnib kõik Peipsi kutselised kalurid korraga järvele, et kalapüügist tulu ja osa saada. Vastaskaldal on seevastu asjad teistpidi. Seal antakse igale kalurile isiklik kvoot ja ta saab justkui ise otsustada, millal ta selle välja püüab. Selline lahendus peaks tarbijale pea aasta ringselt värske kala tagama ja kalameestele rahulikumas tempos kalapüüki võimaldama. Aga alati on mõni aga. Miks see niimoodi on siis meil? Mis see põhjendus on, et teistmoodi ei võiks teha? Ajast ja arvust on see olnud. Rahvusvahelised uuringud tegelikult ütlevad seda, et seal püügis, kus on segapüük, kus on mitu liiki korraga ja samade püügivahenditega püügis, et seal tegelikult individuaalkvoot ei ole kõige parem lahendus. Et selle tõttu oleme me ka kunagi ajaloos selle olümpiapüügi peale jäänud ja täna ta siis kehtib. Kui kalurid on praegu 11 aastat seda taotlenud, aga ei ole riik pidanud vajalikuks, küll on üks põhjus, küll on teine põhjus. Eks ikka vaatame, meie oleme järvel, me vaatame ühtemoodi asjale, kalavarude osangud vaatab teistmoodi asjale, kui meil kalurid ju alluvad ju kahele ministeeriumil, on Maaeluministeerium ja Keskkonnaministeerium. Täna olümpiapüügi kontekstis
kui kalur läheb järvele, siis tema saak on ka suures plaanis legaalne, sest kõik kvoodid on tal olemas ja kui ta segapüügil püüab seal ahvenat koha ja latikat, kõik ta võib siis nii-öelda ära võtta. Siis individuaalpüügi puhul on see, et kui me jagamegi need püügivõimalused välja, siis võib olla enam kui kindel, et kõikidel kaluritel ei ole see liikide vaheline tasakaal ei saa olla või ei hakka olema selline, mis tagab tal, et ta saab terve aasta püüda ja et tal üks kvoot ei lõpe enne kui teine. Ja see viib selleni, et kui olümpiapüügi puhul paneb riik selle püügi kinni, kui näiteks koha või ahvena või latika kvoot saab täis, siis nüüd peaks kalur nagu ise oma aususest siis selle püügi peatama, isegi kui tal saab ainult üks liik täis. Et see on see vahe. Kuidas siis teha nii, et jaguks kalureid ja värsket kala oleks nii järves kui meie toidulaual? Saame teada peale pausi. Eestlasele on värske kala nagu inimõigus. Kui me seda harrastuspüüdjatena iseenda lauale ei too, hangime selle kaubandusest ja ega me mõtlegi, kas kalamees püüdis selle olümpiapüügi meetodil või individuaalkvooti täites. Tarbijana on meile tähtis see, et kala lihtsalt oleks. Kodanikena aga ka see, et samal ajal kala ka järve jääks. Ja Peipsi, mis seal salata, on üsna keeruline ökosüsteem. Jõudsime siia OÜ Latikasse tootmishoonete juurde ja siin käib praegu äge mahalaadimine ja ma loodan, et kalurid annavad mulle mõne kala täna kaasa ka, et saaks minna ja nendest ka valmistada mingi roa ning öelda, kuidas see Lämmijärve kalakene siis ka kõhus tundub. Kuidas see süsteem üldse on, et kui palju seda, kas me saame siin rääkida nagu aastalõigetest, et mitu aastat mingit kala ei tohi püüda, et näiteks koha oleks paari aasta pärast väga heas olukorras? No üks asi on toiduahel, jah. Loomulikult kohale oleks kasulikum, kui järves oleks hästi palju siis tinti ja rääbist, et siis on nagu toidupuudust ei ole, eriti noore seas. See ei sõltu ainult toiduobjektidest, vaid ka sõltub sellest, see kohavaru olukord, kuidas tal see sigimine läheb. Ja siin on väga suur sõna sekka öelda loodusele endale. Kui kevad on siuke heitlik ja temperatuur kõigub seal ja langeb seal juba alla 10 kraadi, aga kohad on juba jõudnud ära kudeda, siis sellest põlvkonnast asja ei saa. Viimased aastad vist ei ole väga nagu kohasõbralikud olnud ka? Jah, ei ole, jah. Kui teadlased nii-öelda oma töö tulemusena annavad meile aastaks kvoodi, mis nad on siis ette näinud või näevad, et sellise kvoodi võiks nii-öelda siis sellest veekogust välja püüda. Ehk siis selline nii suur hulk kala, et kala jääks alles ja inimesed saaksid justkui söönuks. Jah, et aastatega on ta keskelt läbi siuke 2400 tonni, 2000 tonni kala. No ma räägin siis nii-öelda üldisest numbrist. Et kui me võtame näituseks siis koha, et siis selle aasta koha kvoot on circa seal 400-450 tonni. Ja kui ma ei eksi, siis see on 75 tonni vähem kui mullu. Jah, eks see kalavaru tegelikult, nagu me siin ka aastakümneid oleme näinud, et on kõikuv, eks ju, siukse 5-7 aasta tsükliga, kui tihti on aru saame, et just kui kutselised kalurid seda nii-öelda tippu saevad kogu aeg, siis pigem ikkagi loodus, et seda on ka teadlased ikkagi maininud. Kuidas senine või praegune püügisüsteem üldse seda Peipsi kalastikku siin bioloogi seisukohast mõjutab? Kui riikide kvootidest kinni peetakse, siis ei ole seal suurt vahet. Aga kas ei peeta või? Mis see reaalsus on? Ei peetakse küll, et Eesti poolelt kohe kindlasti peetakse, sest meil on ju väga tugevad püügipiirangud. Kui ühe või teise kalaliigi kvoot täis saab, siis rakenduvad rida püügipiiranguid, eks ju. Ja Vene poolel tundub, et on nagu kvootide hõivamisega pigem nagu raskus. Millist infot meil üldse vastaskalda püügi kohta on? Kui õiged need andmed on? Jaa, võt sellega ongi nüüd see olukord, et kalurid toovad kogu aeg ettekäändeks, et näete, et Vene poole peal on individuaalkoodid juba aastaid ja kõik on nagu super,
aga noh, olgem ausad, meil ei ole täna mingit illusiooni, et need andmed, mida meile sealt antakse, et need oleks ülemäära tõesed, et me pusime iga aasta Eesti-Vene läbirääkimistel sellega, kus meile pannakse lauale nagu absurdseid andmeid, kus me näeme, et sellisel ajal selliseid liike või selliste vahenditega tegelikult püüda ei ole võimalik. Ja ütleme tänases olukorras eriti, et ma arvan, ühelgi Eesti inimesel ei ole ettekujutust, et Vene poolelt tuleb nagu läbinisti ausat infot, et see on ütleme siis lühidalt Vene värk ja me oleme sellega harjunud, et seda nagu etaloniks tuua, mina küll ei soovi. No siiski aastatepikkuse töö tulemusena arutelud ju käivad, et ikkagi minna sellelt olümpiapüügilt üle nii-öelda individuaalkvoodile, eks ole, et kus maal me täna oleme? Tegelikult on ka Riigikogu ise algatanud individuaalkvootide eelnõu, jah, see on küll mitu aastat tagasi juba ja nüüd oleme jõudnud sinna faasi, kus Riigikogust oleme saanud ministeeriumid nii-öelda mandaadi, et tegeleda sellega, töötada välja eelnõu, ka kaluritega arutada, neid kohtumisi on olnud korduvalt ja täna me oleme jõudnud Maaeluministeeriumiga koos jõudnud sellise paketini, mida me oleme suutelised ja soovime Riigikogule nii-öelda üle anda, et nad saaks seda menetlust jätkata. Et seal küll on veel väiksed vastuolud kalurkonnaga sees, et me näeme seda, et ühest küljest, et kui me anname nagu rohkem vabadusi kaluritele, et siis tegelikult sellega kaasneb ka suurem vastutus. Ja üks teravamaid vastuolusi on siis ettevõtte vastutuse sätestamine. Et kui ettevõtted loa alusel toimuvad korduvad tõsised rikkumised, et siis millised sanktsioonid peaksid järgnema. Et kuna see individuaalkvoot ikkagi tekitab selle, et kaluril on endal vastutus teatud hetkel oma püük lõpetada ja kui ta seda ei tee, et mis siis on see sanktsioon ja mis on see õiglane sanktsioon, et sellist olukorda vältida, sest ega siis see, kes üle püüab, see tegelikult varastab teiste arvelt ja seda ei saa lubada. See on ikkagi jällegi nii-öelda riigipoolne nägemus. Et just kui me hakkaksime siis nii-öelda kalakummikusse peitma ja jooksma siis sinna puu taha, eks ju, et ma ei arva ja ma olen ka väga aru saanud 27 aasta jooksul, mis ma olen selles asjas tegelenud, et kalur ei käi rööv püüdmas, eks ju, või selle nimel, et ta nüüd saaks varastada. Et me ikkagi käime tööd tegemas ja palka teenimas. Teeme nüüd ühe niisuguse asja, millest mina võiksin kaotada 10% oma ajaloolisest püügiõigusest või saada siis trahvi. Kas see kumb hullem variant on? Täna õnneks ei ole seda seadust veel vastu võetud, et nad nii-öelda tulevad meil ajaloolise püügiõiguse kallale selliste asjadega. Mina näen, et lihtsalt on fantastiliselt ilus latikas. Kilo ja peale. Mõistlik ja ilus panna ja suitsuahju või praeahju. Täpselt. Aga millega me makka saama on tegelikult see, et me peame nüüd ära hindama silma järgi, et palju see kaalub? Ma ei tea, kilo 600. Ma ei ole teda hoidnud. Ma ei hakka ennast siin nii-öelda testile panema, et testime kilo 670. Saarlase kalasil. Läheme siis kaalu juurde ja teeme ära, et vaatame, kas sa kaotad 10% oma püügiõigusest või mitte. Nii. Kaotan või? Mina pakkusin 670 ja 10% on sellest 167 grammi. Mul jääb alles. Sul jääb alles. Aga see on ainult sellepärast, et ma olen ikkagi rannatüdruk. Jaa, tundub, et see seadus on õige koha peale. Ma võin tööle tulla teile järsku. Absoluutselt. Elame, näeme, millal püügisüsteemid Peipsil muutuvad. Samal ajal aga toimetab järv looduse taktis omaette ja inimene saab siiski kohaliku kala maitset nii traditsioonilistel kui ka üsna uuenduslikel viisidel nautida. Nüüd me oleme jõudnud kallastele. Kallastet teavad kõik inimesed, kes vähegi Peipsi järve äärse eluga kursis on või kes armastavad kala ja puhtjuhuslikult siin Kallaste köögis kohtan ma oma laevakaaslast Rauli. Raul on kõva purjetaja ja mis veelgi tähtsam, Raul on kõva kokk, kelle poole siis veel pöörduda, eks ole. Raulil on see üht-teist muidugi valmis ka pandud, aga Peipsi järves elab igasugu kalu. Ja sina, Raul,
ma saan aru, oled siin lausa väikest viisi ametis, et mida sellest Peipsi kalast siis nagu teha saaks just nimelt uut või sellist nagu, kuidas öelda, värsket või kõik me teame, et kala on vaja kuidagi viisi väärindada, aga sina oled mõelnud välja lausa omi retsepte. Ongi siin laual näha koha, filee, selle praeme pärast pannile ära, see on nii õilis kala, et ega sellega väga palju vigurid ei olegi vaja teha. See on ikkagi koha on niivõrd õilis, et pane pannile, söö kõige värskemalt prae ära ja topi omale näost sisse. Midagi muidugi saab teiste kaladega koos ka teha, me siin tegime see pirukad, kalapirukad näiteks. Kalapirukad. Panime sinna koha, haugi ja latikat, natukene kõike. Kas sa hakid selle või kuidagi ajad läbi aklia masina või? Ja see tehakse ikka masinatega. Ja siis paneme see pakendama sellisesse siin ongi juba see mass, valmis mass, kuninglik Peipsi maitsestatud kalahakliha on seal pirukate sees. Piruka sees, sama hästi võib sellest ka kotleti teha ja panni peal praadida. Koostis koha, haugi ja latika filee koos maitseainetega. Jah, valmis asi. Kodus lihtsalt paned sibulat ja võib-olla muna juurde. Siis suurepärane kala on ju suitsulatikas, me kõik teame. Et üks paremaid. Võib-olla rääbis on nagu parem, aga rääbist praegu hetkel ei püüta, aga latikat on võimalik saada ja kus suitsetada. Sellest tegime ka siis puhta suitsulatika määrde. Panime siin leiva peale, sellega ei pea ka palju midagi välja mõtlema, kui vaeva nägema, võib panna leiva peale ja lihtsalt teda ära süüa. Siis Markole, ma kuulsin, et Marko on siin õppinud tegema tartarri ja äkilisi erinevatest kaladest ja Peipsi siiast tuleb üks paremaid äkilisi, mida võib ette kujutada. Kas see, kuidas öelda, need uued retseptid sellised, mis kõik teha saab külmutatud kalast või värsket kalast, kas see on seotud selle kalurite keeles olümpiapüügiga siin Peipsi järvel? Eks ikka. Et tuleb need tooted nii pea kui võimalik väärindada, et kui ta värskelt tuleb Peipsist, et siis ei pane teda mitu korda kuskile mitmeks puuks külma, vaid et tast kohe mingisuguse toote valmis nii palju kui võimalik. See on ju kvaliteet on ju parim. Peipsi koha, kuidas seda siis kõige õigem oleks väärindada, praadida? Juba on siin, pann on juba kuum, praktiliselt kui pann. Sinna kuiva panni peale panen koha tükid, nahk allapoole. Nahk allapoole. Praegu. Koha tükid, nahk alla poole, kuivale pannile. Me tahame saada krõbeda rahaga koha. Ja siis, kui ta hakkab juba veits siin küpsema, siis alles paneme võid ja keerame kalaringi. Kõikides kokasaadetes või toidu valmistamise saadetes oled kindlasti näinud, et kui kas kokk ise või siis saatekülaline teeb ühte väga spetsiifilist häälitsust, kui ta paneb toidu suu. Kui hästi see mul välja tuleb. Kõik telekokad ütlevad. Hakka või uskuma. Kui ma teaks, et sa naljamees oled, siis ma usukski. Head televaataja, järgmine kord, kui sa ostad kala, siis on sul ehk meeles, mis selle nii-öelda kulla tegelik väärtus, laiem tähendus on. Peipsi, kuidas öelda siis, kutseline kalur võib enne välja surra, kui kala järvest otsa saada. See kulla maitse jääb mind kauaks ajaks saatma. Ilusat elu teile seal teisel pool kaamerat ja kui te siia kanti satute, siis kindlasti proovige need maitsed ära järgmise korrani. Kõike head!